ka nii palju. Tiraažid kogu aeg vähenevad, et sigav peab teelida. Kõrgusel, mis kõrgus ja täiesti uskumatu. Nihukene lööming käib seal. Mul on väga hea meel, et teid huvitab teema, et no milleks neid soome-ugrilasi siis tarvis on. Et nagu te teate, siis käesoleval aastal on Setomaa soome-ugri kultuuri pealinn, mis on siis meid, setosid, pannud selle üle palju mõtlema. Et mina olen siis Sootska Annela Laaneots ja siin meil on veel ka Kultuuriministeeriumi mitmekesisuse asekantsler Anneli Reimaa, siis on Sootska Aarehõrn, kes soome-ugri kultuuri pealinna Setomaale tõi. Fenno-Ugriast on meil Jaak Prooses, kelle toredaid lugusid soome-ugridest te tõenäoliselt olete juba lugenud, ja Reinsik, kes on siis ihult ja hingelt soome-ugrilane ja ka sellel teemal siis ka kirjutanud. Et mis on siis meie tänane mõte? Meie tänane mõte on see, et kutsuda teid kaasa arutlema, et mis saab soome-ugridest ja et milline on soome-ugri tulevik ja kuidas siis pärandit edasi kanda. Et ma alustaksingi hea meelega sellega, et iga inimene, kes siia vestlusringi on siis lava peale tulnud rääkima, omab oma tähenduslikku kokkupuudet soome-ugridega. Ja ma tahaksingi teada, et Rein, võib-olla siis sinu peast küsin kõigepealt, et milline oli see hetk, tähenduslik hetk, kus sina said soome-ugrinduse ja soome-ugridega kokku? Suur tähendus on siin teie selja taga, Eestimaal ei ole palju soome-ugri lippe, üks nendest on siin olemas. Palun pildistage seda lippu, pildistage ennast selle lipuga ja niputage üles Facebooki grupiga nimega Finno-Ugrik Flag. Nii, aga lugu. Lugu on selline. Elab Udmurtimaal üks mutikene, kelle kohta noored inimesed ütlevad sent surmale võlgu ja tema nimi on Alla Pugatšova. See ei ole see Alla Pugatšova, see on üks teine Alla Pugatšova. See mutikene Udmurt nimega Alla Pugatšova läheb Iževski turule kaasas paber. Läheb heliplaadi putkasse ja veerib seal välja, et mul oleks vaja heliplaate, kus peal on järgmine muusika. Deep Purple, Led Zeppelin, Queen ja nii edasi. Noore härra putkas praktiliselt annab otsad ehmatusest, aga siiski need plaadid ta nendele, sellele memmekesele annab. Ja möödub aasta või 2 on Sikk Udmurtimaal ja saab kokku selle memmega, kes juhuslikult on ansamblis, mida me tunneme üldnimetuse all Buranovski ja Paavuski ehk Burano vanaemad või Braaniküla vanaemad. Ja kujutage ette, need mutikesed laulavadki udmurti keeles. Led Zeppelini, Deep Purple'it, Queeni, see täiesti uskumatu. Aasta pärast on nad Eestimaal, ma kirjutasin Eestimaal nendest loo, aasta pärast nad olid Eestimaal. Ma rääkisin sellest rahvusringhäälingu inimestele seal kõrval, et tulge ja võtke need ülesse. Ei võetud ülesse, täiesti mõttetud udmurti mutid. 2 aastat hiljem need mõttetud udmurti mutid võitsid ära Eurovisiooni. Rahvusringhääling tahtis nende käest intervjuud saada, aga nad ei saanud. Ja mul oli sellest paganava hea meel, sest mina sain aru, kus on rahva õige ugri-mugri süda. Aitäh! Väga meeleolukas. Jaak, sina oled ju kohutavalt palju soome-ugride juures reisinud. Et ma arvan, et sa oled praegu tegelikult päris raskustes, et millest nüüd täpselt rääkida. Et kuidas sa nüüd lahendad selle situatsiooni? No, ma võib-olla kõigepealt ütleks, et me räägime soome-ugri rahvastest, eks. Kuulda ikka on, jah. Et no minu lugu, mis minule nagu kõige rohkem hinge läks, on ikkagi peaaegu üks kõige esimesemaid kontakte soome-ugri rahvastega ja jutt on siis aastast 1990. Ma hakkan tähistama oma 25. sünnipäeva. Olen kokku kutsunud kõik oma sõbrad, sugulased ja korraga helistab lauatelefon ja mul oli üks Mari sõber, kes ütleb, et aga täna õhtul sõidame me Marimaale. Ma ütlesin, et no aga kuidas, et mul on õhtul ju kõik sugulased, kõik tulevad kokku, et kuidas ma sõidan õhtul Marimaale. Ja ta ütleb, et kui sa täna ei sõida Marimaale, siis sa ei sõida sinna üldse. Ja ma ei tea, kuidagi selle sõnaga nagu nii-öelda tinistas ära, ma mõtlesin, no siis ma ei sõida sinna üldse.
ja kuskil peale seda paar tundi hiljem siis avastan ennast igale poole helistamast, et tead, sünnipäev jääb ära. No muidugi kõike ma kätte ei saanud, nii et vanemad pidid ikkagi neid vastu võtma. Aga mina sõitsingi Marimaale, muidugi ma jonnisin veel nagu ikka, et ei ole raha ja nii edasi, aga vaata selline Mari sõber, kes ütles, ma annan sulle raha, sa ei pea tagasi ka maksma. Et muideks see on ka soome-ugrilaste puhul üsna niisugune, kui ta tahab mingit niisugust kingitust teha või midagi niisugust, siis ta ütleb, ta annab sulle selle raha, leiab, et see on vaja, tagasi ei ole vaja maksta. Et see suhtumist kohtab küllaltki palju. Ja siis, aga kuhu ma siis sõitsin, seal Marimaal toimus üks suur Mari rahvuskongress. Marid arutasid vihaselt oma rahva ees seisvaid probleeme ja muidugi eestlaste esindaja oli sinna äärmiselt oodatud. Ja ma mõtlesin, ma olen lihtne üliõpilane, et mis siis nüüd mina, aga ei, et kohe topiti presiidiumisse, kohe anti sõna ja peale seda, kujutage ise ette, meil näiteks Estonia teater või Draamateater, kolm korrust, kõik rõdud ja nii edasi, teeb tohutu aplausi ja tervitatakse eraldi eestlasi, et see vaimustus on niisugune. No ja noorele inimesele, nagu ma tol ajal olin, et see ilmselt jättis siis sellise mulje, et ja nii tekkiski see suur niisugune austus ja armastus siis eelkõige Maride vastu, aga pärast siis hiljem natukene laienes. Kas oli sinu esimene kokkupuude soome-ugri rahvaste esindajatega või sa siis olid juba Fenno-Ugriga seotud, kui see juhtus? Ei, Fenno-Ugriat siis ei olnud, et Fenno-Ugria taastas oma tegevuse aastal 1991, aga see oli siis aastal 1990. Nii et, aga ma olin muidugi soome-ugri rahvaste esindajatega ennem kokku puutunud, aga see oli minu esimene sõit siis sinna Venemaa soome-ugri rahvaste juurde aastal 1990. Väga tore. Aare, sina oled nüüd see inimene, kes on siis soome-ugri kultuuri pealinna aastal võtnud vastu 100 soome-ugrisid Setomaal, et mitte öelda äkki tuhandeid, ei, seda on palju, 100 soome-ugrisid Setomaal. Ja kuidas sina said soome-ugri rahvastega kokku? See, mis ma kõnele, on paari ametniku poolt ütelda, et see on eesti kiil. Ma arvan, et kui see on eesti kiil, siis te saad sellest arvu. Ja ma olen siis peri Setomaalt, Antkura külast, Mokornurgast. Ja koolih käveme Obinitsa ja Meremäe keskkooli. Ja meil on üldse aina oppaja, tuulaigu, kui ma sinna kuuli jõudsin, et enää palus oppajad, aga kütse ja kateldel nagu Adams Jüri. Ja ta siis on see nooreb, et ütleme, et see kesktuuga siis tek matku, on see raamatit, kõneli ja siis on selline asi, et Obinitsa oli 77 koolih oli siis seto päiv. Terve kuul oli pantu seto rõivihe, oli laulu selgest opat, oli seal näidendi ja kõik ümbruskonna koolid, siis seto kooli oli kokku. Ütsagu igavlesi, aga siis on selline lugu, et Adamsjüri siis kutsasis, et meil on siin paar sõpra, et saame tutvast. Üts oli siis Raudusara Valdur või Valdur Raudusar, kui käkki tiid. Ta on siis oli selle koolipoiste vastupanu organisatsiooni, oli kinnis, no tõena ütel, et see on siis Arve Heno. Henot vast on kuultu. Ja et läbi veidi juttu. Aga inne juttu on, mis tal vaja siis minna poodi, midagi ees võtta, kaeti siis poodi riiulit, et Heno ütel, et meil on mõkkalt üks filmi tegemine, et mis kõne soome-ugrilasist või hõimurahvist, et peas võtma mingi säänse veini või säänse joogi, mis on siis hõimurahvast oma, kaeti nagu rita ja seal on siis pika verr oli ja võeti seda pika verr, ehk häreveri ungari keeli. Ja lätsi siis sinna mõtsa, ujakaldale aeti juttu ja Heno siis kõnelegi, et mida ütle filmi, et seal on seal on samaane, et seal on ungarlasi, et ja mis tust filmist saa, kas tust filmist tule asja, kas lastast levihe ja jäi nagu miilde. Ja siis ütle päeva kae Võro liina peal oli säänne kino nagu Avangard ja seal on siis kiri, et on siis Sirgu de Tuule ja Sandarm ja Tulnuka. Et kes tiid siis tuu Louis de Finesse,
tuol 70-ndatel oli, kui tuud vilmi kai, siis kõik murris sinna kaema. Ja tuu siis linnud, sirgude tuulal pantu ütelda tuu sinna ette juuskma. Ma ka ette, minnes on huvitav, et mulle meelus, aga see on mis sama vilm, mida siis tuust Heno ja kõneli, ma lähe kaema. Lähe siis kaema ja nii kui ma seal maha istudu, juuskma nakkas ja lükkat nagu jäi nagu kaema, kullama ja mitte midagi kõrvalt pannes tähele, nii haaras hinde. Ja seal on mitu asja oli, et kus muidu tuli üles võetu, muidu milde kui Heno kõneli, et temine tuu tiidjamisse samaan, et ta kõiki asju luba kõnelda, ütel, et teda võis eski tuvist nagu artappa ja siis kae. Et seal sama filmi on siis Seto, et Seto oli pantu kokku siis soomegi rahvidega, meid oli arvati omate rahvast ja soomegi rahvast. Ja ma olen sääne nagu Annala Tiid, sääne rahulik inimene, aga siis ma olen hingeh nii liigahti, et ka, et meil on sääne hõimurahva ja nii huvitavama. Ja ma olen Seto ja ma olen eestlane, aga ma olen ka siis Seto ja ma olen ka kuulumi hõimurahvad ütle. Ja nii kui tuu linnu sirgud ei tuula lõppi, mingi aigus enambus seal siis sai sokolaati, nihelisi uudse, kuna siis tuu sandarum tulnuka nakkas pääle ja ma saisti püsti ja marse innetutes kaikki sandarmit ära marse välja. Ja mul tuu kotuse näitajad oli veel nii, et kai, et sa tulst on, no ka näed, et hää vilm, sa oled piletimast, no sa lähed nüüd välja, et näed, kotsit ole. Ma ütlen ei, et soo vilmis ma nätatassa on nätt. Ja pääle tuud siis kuigi ridapitte läbi Hellero, Viktor Danilovi, tõisi sõpru jõudsema siis tämbatse päevani. Aga tõesti edimene saane herätus, kus tegelikult mul silmad lätsi vallale, et ma olen Seto, et ma olen ka saa eestlane, hääs eestlane olla ja ole ka siis hõimurahvade hulgast oli tuu Obinsa kalde jutt, mis sai miilde, tuu härä veri ja tuu vilm. Vana sa olid siis, Aare? Umbes? 16 vast oli. Anneli Reima, teie lugu, sinu lugu. Tervist kõigile headele kuulajatele ka minu poolt ja kui ma mõtlesin sellele teemale, et kuidas ma suhestun soome-ugrilastega ja üldse kogu selle temaatikaga, siis ma alustaks või räägiks ühe loo oma üliõpilaspõlvest, et ma olin nimelt, ma olen õppinud ajalugu Tartu Ülikoolis ja olin nii-öelda arheoloogilistel väljakaevamistel Setumaal. Ja siis ma mäletan, et see töö oli ikka ääretult raske, need liivakääpad tassida sellisel 20-aastasel naisterahval ei ole mitte lihtne töö, et tundsin ennast nagu kaevur. Lihased kasvasid, aga meil oli väga hea innustaja Male Laul, kes toona siis juhendas neid kaevamisi seal ja siis ta ütles sellise väga vahva lause, et miks me siin kaevame on see, et me tahame tõestada, et need on nii-öelda soome-ugrilaste kääpad, et see ei ole mitte slaavi rahvastik, nagu on kirjutatud Venemaa teaduslikes uuringutes ja see innustas meid väga, et me teeme seda tööd, me teeme selleks, et tõestada, et tegelikult kogu see piirkond, mis hõlmab Laadogat, Niži Novgorodi ja kogu seda Põhja-Euroopa ja ala, mis on veel Venemaale ja kaasa arvatud siis just see Setu ala, et ükskõik, et seal on õigeusk ja meie oleme, eks ole, luterlased peamiselt siis, et tegemist on siiski soome-ugri rahvastikuga. Nii et see oli üks selline innustus. Ja siis ma mäletan ka aega 84, kui ilmus Lennart Meri Hõbevalgeme neid diskussioone, mis toimusid toona Tartu Ülikooli raamatukogus ja Toomemäel, et kus siis räägiti sellest raamatust, seda esitusi oli mitmeid ja siis nagu te öelda, noored ajaloolased siis jagunesid kaheks, et olid sellised, kes nagu kritiseerisid seda raamatut, see on nagu hästi müütiline, see pole kõik nii teaduslikult põhjendatud ja siis teine pool jälle, kes nagu toetas just nimelt seda toredat muinaseesti ajalugu ja seda päikese kukkumise müüti, et see Saaremaale, et see on andnud meile nii palju sellist pärandit või vaimset kultuuripärandit rahvaloomesse, et siis ma mõtlesin sellele toona, et tegelikult need ekspositsioonid, mis tehakse, läbi viiakse ida pool soome-ugri rahvaste aladel, et tegelikult aitavad mõtestada, et mis see soome-ugrilus on, kõik see veelinnu rahvas, see maailma loomise lugu, et tegelikult me käime seal otsimas oma päris Eestit, neid juuri. Ja siis kolmas aspekt on ka sellega veel seotud, kuidas ma kokku puutusin nende rahvastega, et peale ülikooli siis oli meil suunamine ja ma sattusin siis elama sellisesse noorte spetsialistide ühiselamusse, kus oli rahvas enamasti tulnud Volgogradist, et seal oli küll arste, küll oli politseinikke, õpetajaid ja meie naabriteks sattusid mordvarased.
ja siis me käisime niimoodi üksteisel külas, mina rääkisin, kuidas siis Eestis tehakse kohvi või mis kooke me sööme ja siis vastupidi, neid kutsuti külla ja siis mul oli tore vist hästi meeles, kuidas need mordlased ütlesid, et tegelikult me natuke saame ka teie keelest ka aru, et me oleme Mordvast. Nii et selline tore isiklik kontakt oli igal juhul ja see on siiamaani säilinud, et hästi tore, et tegelikult, et selline nii-öelda kultuuriline mitmekesisus on mind saatnud nii-öelda noorest põlvest saati. Aitäh kõigile, et nüüd me oleme siis aru saanud, et kuidas need vestluspartnerid, kes meil siin täna on kogunenud, on soome-ugri tähenduse juurde jõudnud. Aga et me oota, kuidas sinust endast ugri-mugri sai, selle sa pole meile rääkinudki. Et minul on olla siis õnn selle põlvkonna esindaja, kellele soome-ugri maailm on Aare, Jaagu ja veel paljude teiste poolt juba valmis tehtud. Et kui mina kasvasin, siis minu jaoks oli täiesti iseenesest mõistetav, et setod on soome-ugri rahvas, et meil on sidemed teiste soome-ugri rahvastega ja need sündmused, mis siis mind toona Seto Noorte Seltsi juhatuse liikmena või siis ka Mahvuniga suheldes juba tabasid, oli täiesti iseenesest mõistetav osa setode ja ka minu elust. Et selliseid rabavaid avastusi oli minul selle võrra nagu vähem, et see maailm, mis teie poolt oli avastatud, oli pool valmis selleks ajaks, kui mina hakkasin mõtlema elu ja asjade üle. Aga tulles tagasi, et me jõuaksime lõpus välja sellele küsimusele, et kellele neid soome-ugrist vaja on, võib-olla kaardistaks ka natuke, et kuidas soome-ugri rahvastele praegu läheb. Et siin on inimesi, kes on oma ameti tõttu soome-ugri rahvaste käekäiguga kursis, on inimesi, kes praktiliselt puutuvad kokku oma igapäevategevustes. Et ma võib-olla Jaak sinust alustaksin, et kuidas läheb soome-ugri rahvastele? No, ma ütleks, et kõige globaalsem probleem või kõige sügavam probleem on see, et soome-ugri rahvad assimileeruvad. See on nende keeleline lahkumine on väga kiire. Et see on küll tagajärg, aga see on nagu selline kõige suurem selline probleem, et 8 aasta jooksul on soome-ugri keelte kõnelejaskond Venemaal vähenenud üle 30%. Et 2002 oli soome-ugri keeli kõneleti Venemaal 2 miljonit, siis aastal 2010 1,5 miljonit. Ja mõned rahvad lahkuvad nagu eriti kiired, näiteks karjalased, võib-olla need teile ehk tuntum rahvas, et karjalaste arv vähenes 8 aastaga poole võrra. Et see nagu ei ole päris normaalne niisugune protsess ja tegelikult nagu ma ütlesin, et me näeme siis tagajärge, aga no milles see kõik ikkagi tuleneb. Et Vene riigi niisugune seisukoht on siin selline, et ütleb, aga meie riik ei ole ju keelanud teil neid keeli ju rääkimast või milles probleem on, et rääkige köögis või kodudes või kes see keelab, et midagi ju ei juhtu, aga tegelikult on keeltega tehtud nii, et need keeled ei ole need keeled, mida saab kasutada riigi võimu juures, et selles on ju asi. Ja tegelikult asjad on veelgi hullemad selles suhtes, et me näeme nagu soome-ugrilaste alaesindatust kõikides niisugustes presiissetes valdkondades, mis panebki selle ka keele niisugusesse halba olukorda. Et me näeme, et soome-ugri parlamentides on soome-ugrilaste arv väga väike, me näeme, nende seas on väga vähe juriste, väga vähe ärimehi. Et see näitab seda, et soome-ugri rahvaste rahvusliku intelligentsi osakaal on ülimalt väike võrreldes siis venelastega ja see paneb paratamatult selle keele absoluutselt teistsuguse positsiooni ja tegelikult nende keelt kaitsta ongi üsna piiratud võimalused. Muidugi välismaailmale luuakse nagu mulje, et aga mis teil ikka ütelda, näed, et soome keeleseadus on olemas, mari või udmurdi või mordva keeled on ka riigikeeled, kuid see on paber, et reaalne elu on midagi muud
ja me näeme, kuidas siis haridussfäärist, eelkõige just haridussfäärist, kuidas siis soome-ugri keeled on äärmiselt tõrjutud ja üsna vähe on neid kooli, kus on võimalik üldse kuni 4. klassini saada haridust ühes või teises soome-ugri keeles ja ega enam nende tuleviku pärast ka väga palju ei võidelda, et me näeme, kuidas on õpetajate seminarid, ütleme pedagoogilised instituudid, et kuidas nende arv on tunduvalt vähenenud, nii et see näitab siis seda, missugune võib olla siis see tulevik soome-ugri keelte koha peal, nii et ma seonduksin et selle põhiprobleemi siis just selle assimileerumisprotsessiga, mis on omakorda jällegi tulenevad siis sellest, et soome-ugrilased on halvasti esindatud kõikides võimuorganites, et see on nagu üks selline moment. Siis võib muidugi küsida, aga miks pärast siis soome-ugrilased ei loo opositsioone või niisugust, miks ei teki niisugused organisatsioonid, mis suudaksid siis ikkagi maridel või murtidel osutuda valituks ühes või teises võimuorganis, aga tegelikult me näemegi seda, et need rahvad on äärmiselt nõrgalt organiseeritud, puudub sisuliselt kodanikuühiskond ja ei ole ka seda traditsiooni ja initsiatiivi ja kõike seda ei ole jällegi omakorda sellepärast, et nagu te teate, see ajalugu on olnud ju üsna traagiline. Soome-ugri alad või rahvad on olnud ikkagi vallutatud ja allutatud rahvad. Seda esiteks ja teiseks, et kui mingil määral oligi hingetõmbamisaeg, ütleme 20. aastatel, siis need repressioonid, 37-38, et need inimesed, kes natukenegi võitlesid seal oma keele ja kultuuri eest, olid nende eest nagu seisjad. Esimese põlvkonna kirjanikud, esimese põlvkonna õpetlased ja nii edasi, väga vähe oli neid, keda need repressioonid ei puuduta. Ja muidugi sellest tulebki selline teatav rahva sees olev niisugune hirmutunne, mis on ka üks niisugune, mida meie nagu hästi ei kujuta ette või nagu omal ajal lääne inimesed ei kujuta meie olukorda ette, kes ütlesid, aga miks te miilitsad siis ei kutsunud, kui kedagi Siberisse hakata saatma. Et seal on tegelikult ka, et me ei kujuta ette, et eestlased kipume ka ütlema, et aga miks te ei loo siis oma seltse või organisatsiooni ja nii edasi, aga kui selle eest karistatakse ja on juba karistatud, see hirm istub väga sügavalt sees ja ega tänapäeval ka, kui sa ikkagi väga julgelt oma seisukohtadega välja tuled ja oled sa rahvusliider või oled sa näiteks soome-ugri ajakirjanik, kes rõhub mingitele probleemidele, siis tegelikult need mured ja ebameeldivused on tulemas. Et hea kui hing sisse jääb, aga läbipeksmised või muud tagakiusamised, need on üsna levinud. Nii et selline oleks selline üks pildikene või üks kuvand, ma ei hakka neid kõiki nüansse nüüd päris välja tooma. Rein soovib sinult mikrofoni. Aitäh, lihtsalt selle juurde ma tooksin ühe väga konkreetse inimliku näite. Eelmine Soome-ugri kongress Šiaufoki linnas, üks mu udmurdi sõbranna, kellega minu arust saime väga kenasti hakkama, tore inimene, näen teda, lähen ja kallistan. Kivi on 3 korda soojem kui see naine seal minu kätte vahel. Ma ei saanud aru, miks. Ta läheb mööda nagu zombi, nagu ära tinistatud, te olete ju lugenud, eks ju, viplana. Läheb mööda ja see tuleb välja minu teine, tähendab Marisõber, see on ka ära tinistatud. Nad vaatavad nagu minust nagu läbi. Kas te olite Eestis või mujal? See oli Šiaufokis, Ungaris nagu. Ja ma ei saanud üldse aru, milles on asi. Kuni juhtus see, et meie kongressi delegaadi Juku-Kalle Raidiga istusime ühe põõsa taga, tegisime suitsu ja põõsa ees oli siis Venemaalt saabunud soome-ugrilaste, minu arust, kas need olid mari või murdid, nende koosolek nagu. Ja neid saatvad siis inimesed, kelle hulgas oli ka tsinovnikuid, kiitsid neid väga hästi veedetud päeva eest. Hea, et ei allunud NATO agentide provokatsioonidele. Hea, et te nendega ei suhelnud, et püüdke homme samamoodi käituda, siis nagu partei ja valitsus ja isand Putin armastavad teid kõiki südamest. Siuke eluline näide. Ja nüüd ma sain aru, mis pärast need vaeseks teid ära tilistatud. See on hirm. Me kõik oleme kogenud seda. Ma mõistan neid täiesti, ma annan neile andeks selle. Anneli, on midagi, mida sina soovid lisada praegusel? Eks meilgi on olnud ju väga tihti kokkupuuteid nii-öelda selliste liiduvabariikidega, kes on seal nii-öelda, kus elavad rahvusvähemused ja soome-ugrilased. Et
et mis on nagu silma jäänud, et kui me arutame sellist kultuurialast koostööd, siis ikkagi rõhutakse nagu sellistele väärtustele, mis viimasel ajal, mis puudutab siis sellist Venemaa ajaloo kinnistumist ja nii-öelda Venemaaga liitumise tähtpäevi, mis meie silme läbi küll teenivad seda suurt poliitikat, aga meie eesmärk ju tegelikult läbi selle hõimuliikumise ja koostöö, mis puudutab põlisrahvaid, on siiski selle kodanikualgatuse ja toetamine, samuti ka see, et just mõeldakse oma keele ja kultuuri säilitamisel, vaimsele kultuuripärandile ja just see on see õrn teema, kus meil diskussioon tegelikult väga ei sobitu. Et on tunda, et tegelikult kardetakse nii-öelda mõjutustegevust Eesti poolt ja seda on ka tunda, et ütleme Vene Kultuuriministeeriumi poolt, et kardetakse sellist või väga ei kiideta heaks just seda hõimuliikumise programme ja asju, et kui me ka jagame toetusi või mingeid tunnustavaid preemiaid sealsetele kultuuritegelastele, siis tuleb alati mõelda, mis sellega kaasneb, sest et me teame ju juhtumeid, kus näiteks ka Leningradi oblastis on maha põletatud muuseume, kus inimesi kiusatakse taga, seal on kõige tööd. Et see kõik kaasneb sellega ja see läheb nagu aasta-aastalt keerulisemaks, sest et see seadus, mis võeti Venemaal vastu siin mõned aastad tagasi, kus kui sa saad toetust välismaalt, oled sa nagu välisagent, et see teeb endale, see peab meile väga haiget, et siis on nagu valiku koht, et kuidas seda koostööd jätkata ja kuivõrd siis seda rõhutada, et Venemaa võtab seda üha valulisemalt, et sellised koostöösidemed just kodanikuühiskonna tasandil ei ole enam väga heaks kiidetud, et käib ainult selline ametlik suhtlus. Et sellest on kahju, et seda on tunda küll hetkel. Aga Aare, võib-olla nüüd ongi hea sinuga seda teemat edasi arutada, et tulenevalt siis soome-ugri kultuuripealinnast, et tegelikult muidu ka, kui me nüüd ausad oleme, et Obinitsas käib soome-ugri rahvaid tihti ja nad võivad ka niiviisi käia, et nad tegelikult siia Põhja-Eestisse ja Tallinnasse ei jõuagi, et nad tulevad meilt Koidulast üle, Pihkvast ja Petserist ja lähevad siis teistpidi sama teed tagasi, et mida nemad on rääkinud sellest teemast, sest et Obinitsas on kindlasti saanud pidada jutuajamisi. Et meil on jah nii, et kuna tuo Soome-Ugri Ekspress Moskva-Pihkva sõitsis allasuunda ja Obinitsa on edimine vastavõtmiskott, siis me just Vaiduga, kes meid Parhila pääle võtti, kes on terve Soome-Ugri kultuuripäälinen pääle võtnud rohelise hammaga viisi. Vaidu vidil, ka YouTube'ist on kõik nagu olema. Ja Vaidu just nimet, et mitme nagu mi hõimu rahva ütles nii, et nädejast ongi Eesti siis Obinitsa ja Setomaa. Et kui nad Tallinna Tartu saavad, siis nad tõenäoliselt oma päris üllatunud, et tunnegi nagu tõistpidi nagu välja. Ja meil ongi praegu Ersa Naase oma, ma just eile küsse näide käest ja omake edimest kõrda siis oma üldse väle ja oma Eesti. Või täpsemalt kui Setomaal ja Obinitsa. Ma eile neile võrot näütsi, aga ma pelgät kauapaha ei jõua. Ehk tuudandas tuud, et mis meil nätä on mis miman nad saavad kaia kyssymi käest, et tuomgi nädejast Eesti ka. Ja ma ei tea, me ei ole pruunud siis niimoodi olla, et eks ma ka tiia ei ole kuulnud, et viimatse aasta, et kui 20-30 oli nii, et ainukese siis hõimurahvakinkaga suhelda saadi või läbikävu oli siis liivlase ja Udmurdi ja Marimaal tuudaigu 30-ndatel siis lasti inimesi tuudist maaha, et naama siis Soome või Eesti agendi. Siis vahepeal vinneaiku, kui näit nii hõimlasi tuli ülikooli opma, käuti nagu läbi, siis tuu tiidmine, tõenäoliselt tundmine oli nagu läts kõvasti suurepast, eriti siis 90-ndatel. Et meil on näiteks nii, et Obinitsa tund Parhila puuli Udmurdi külli, et on mõgal pool oltu, meid nagu tiides. Ma tiia, et seal on, meil on Seto Kuningriigi saatkond on Paiterjakova küla, seal paljude küla on siis Seto või Eesti raamatukogu nukkasansekese olema ja ma tiia, et näiteks Udmurdi, kui jääki neist, kes on meil olnud, nägema ääneski saadet, mingid pildigaleriid moloraamatust, siis ta seal sama tõsile jaga nagu lakja. Ehk ütleme, tuo rahva läbikäumine
ja noh, meile on tuut nagu ütlen, olen kuulda olnud või mujalt ka, et just no viimati ma pelga, et tuu hakkõn ja ussna kas vatsast nagu kinni minema, et vist nagu eriti ei taheta, et miika nagu kasvu inimese tasemel või käudasi nagu läbi, sest on kuulda olnud, et tuu VSP on siis vestlema ütlen, et mõtelge, et kas ei tahad sinna Eesti minna ja kas on mõistlik minna, et tuud on nagu tunda, aga tegelikult me oleme siis teinud nii, et on lihtsa asja, Obinsa küla, kaese kunstisaali, galeriid, kaese külakeskust, Koseto Reivit ka ummeldas ja siis küstas, et palju te külarahvast on. Me ütled, et eks päris palju on, et 160 on ja siis teetas suures silma 160 inimest ja see on see asjad teil külah kõik olema, kuis saa olla. Ütled, sõled, et meil on siin programmi oma inimesi esitegeva, et meile see margitul Tallinnast tuleb siia ja siis ma näen, et see nagu mõtlema, küsis nagu üle ja selle mõtte, et mind nagu see on sammukesega nagu käu läbi, väga rasse on neile midagi käsked ette või opada selle, et me vanema mäleta, kus see oli vinneaigu, aga võib-olla see on väikeste sammaga, et kuismuudu meil latsi opatas tuud, kuismuudu pillilaagri ei ole siis mingi õnne kultuurimaja oma, vaid on siis talo, kuismuudu oma rõivitetes, kuismuudu oma söökidetes, Mari mesiniku tahas mesinikuga kokku saia, nii me proovis ennast nagu rahva inimesi omavahel läbikäumist, et kunstniku viime kokku kunstnikega, lillikasvatajaga, võib-olla kui lillikasvatajad kaia siis muuseumi, et me oleme pruunu siis kultuuripäälina ette nii, et näydada, mis meil on, seletada, kus me tuud midagi tii, oppi mi hõimlaste käest, et ma ei tea, kas seost on viland, aga küsi üle. Aga ma küsin ka võib-olla seda, et äkki on, et me oleme nüüd siin lava peal päris palju juba jaganud oma mõtteid, et kas teil on äkki tekkinud mõni küsimus, et me võime seda siis vahepeal vahele pikkida, ennem kui me oma aruteluga siin edasi läheme, et võib käega märku anda, kui keegi tunneb, et ta tahaks midagi täpsustada või juurde küsida. Kui me läksin kultuuripäälina, siis mi otse nagu tuud, kuis oleks nagu parem ette. Ja üks häda, mis meil on, ma küsin natuke nuuri käest ka, et on kiil. Et kuna siis setonoor on kas siis omavahel kõnelemise on kirjakeele või on vinnekeele ja tõne kiil, mida nad mõista hösta on inglise kiil, aga mi hõimurahvidel on säntsid, kes kõneles ka hüve inglise kiil, aga näide kiil on siis kas siis oma kiil või eks päris paljudel on siis jo vinnekiil. Ja keele lähe kokku selle, et mi oma mõista ei vinnekiilt, mi pelgese kõnelda, mi hõimurahvide noore mõista ei inglise kiilt ja sealt tekkis siis tuu nagu arvu saamise raskus, et meil oli Mari ja Udmurdi latse või noore oli rikkavene pillilaagri ja seal siis tuud nii mina latse nime nagu ütle, et just tuu, et ta sai kõneldus käsi jalgu kõike toda, aga säännest nagu kõrdapite jutuamist, et tuud on nagu rasse. Et mida võisi nagu märgotada tuu keele õppamist, kas siis minu meile muidugi, mis oleks nagu hüve, ma tahtsin talle vinnekilt oleks vaja, neile inglise kiilt, et löydatu erimene kiil minkega nagu kõnelda. Ja tõõne, mida me peas tegema, mida me oleme pruunud ette, siis et oppi siis kukkigi palju neid rahvide kiili, kas see lihtsamaid asju, ütleme, et tau, sest pures, sabas, et santsid asju mõistas nagu ütelda. Ja ütleme, mis nagu tüütas, höste on pilt, film. Me lätsigi nüüd mingi hetk, me tahtsid ette pikki santsid tõlki, vinnekiilde, inglise kiilde, mõtteveelde, ungari kiilde, soome kiilde, aga pärast, kui Vaidun hakkas neid filme tegema, kui minaksi neid pildi rita või galeriid, moleraamatuhe ja kontakti üles panna, siis avasti, et näiteks Udmurdi väga vilkalt jagasi neid kõik, mis meil nagu sündunud, pilt kõneles. Ja siis me lätsi ka tuu peale, et näidata lippe, et enne Jaaku, kes kingse meile lippu,
siis Obinitsa sai vallale tehtud siis Soome rahvide lipuväljak, Soom siis hakkas kõige nagu seal üleva olema. Et see on see asja liiguse naama huvitava kaia ja võib-olla siis alustadagi ka tollest nagu pildist, et kuis nägi Eesti välja, kuis nägi Marimaa välja, kuis nägi Setomaa välja, kuis me midagi tii läbi filmi ja läbi pildi. Jaak oma alguses rääkis ka, et see soome-ugri keelte rääkimine on drastiliselt vähenenud 30% viimase 8 aasta jooksul, nagu sa ütlesid. Et see vene keele mõju soome-ugri rahvaste keeltele, et kas ja mida oleks nagu tarvis kas või meil eestlastel teha, et kas me üldse oleme võimelised seda protsessi kuidagi muutma? No keele küsimus on kõige tähtsam ja kõige raskem küsimus ilmselt. Eks inimene mõtleb ikkagi keeles, mida ta räägib ja on väga raske kujutada seda koostööd ette nende rahvastega, kes räägivad seal vene keeles, kes on vaid ainult passi järgi siis marid, mordvalased või murdid. Aga kuidas siis ikkagi toimetada, ega siin nagu häid retsepte ju väga palju ju ei ole. Ja mida meie saame teha, tegelikult elu on näidanud seda, et väga raske on toime tulla siis, kui sind või ühte väikest rahvast ümbritseb üks suur rahvas või üks suur kultuur. Antud juhul me näeme marid, mordvalased või murdid elavad Venemaal ja valdavalt neid mõjutab siis vene keel ja vene kultuur. Kui nüüd küsitakse aegalt, ikka on küsitud, aga missugune soome-ugri rahvas on kõige paremas seisus, või ütleme keeleliselt kõige paremas seisus, siis õige vastus on ilmselt marid. Et maride arv väheneb kõige aeglasemalt, sündivus on suurem, seal on mitmeid niisuguseid aspekte. Ja milles on siis põhjus? Põhjus on siin selles, et on vene keel ja vene kultuur, aga kõrval on siis tatari keel ja tatari kultuur või baškiiri keel ja baškiiri kultuur, nii et marid elavad seal, no näete siin, Fenno-Ugri on pannud välja siin ühe kaardi, et siin te võite näha, kus need marid ja murdid ja kõik need teisedki rahvad elavad, et see Turgi mõju on väga oluline, järelikult on tähtis see, et kuidas siis suurendada mingi teise keele või kultuuri mõju. Ja tegelikult mõnes mõttes paradoksaalsel kombel me näeme praegu tegelikult niisuguse ingliskeelse maailma ja kultuuri sissetungi ka Venemaale. Et selles võib olla ka üks selline moment, mille tähendus võib olla see, et vene kultuuri kõrval tekib samaväärt tugev inglise keele niisugune kultuur või valdajaskonna hulk ja võib-olla see annab mingeid šansse ka väikestele keeltele ja väikestele rahvastele. Et ma ikka aeg-ajalt mõtlen selle, no ma saan aru, et ei ole 19. sajand, aga meie ise kui eestlased, et tegelikult ju 19. sajandi lõpus meie enda ütleme eesrindlikud rahvusintelligentsid, niisugused pered olid ju saksastumas ja kadakasakslus üsna laialt levinud. Näeme ka 39. aastal, kui Hitler kutsub sakslasi Saksamaale, tegelikult kui palju oli nende seas eestlasi, kes siit ära läksid. Et see saksa keele kultuuri mõju oli üsna totaalne, aga eestlaste kõrval oli Soome ja oli Vene. Et tegelikult tekkis selline intelligentsi olukord, kus kõrgintelligents oli kas saksakeelne ja venekeelne. Ja siin tekkis niisugune Soome silla või Soome mõjud, millest võiks pärast rääkida, mis on tegelikult eesti keele ja kultuuri ja Eesti riigi seisukohalt ülimalt oluline, aga tähtis oli see, et põrkusid kokku siis saksa ja vene kultuur, mis andis sellise teatava niisuguse šansi siis Eesti tärkavale rahvuslikule intelligentsile, Villem Reimanni ja Jaan Tõnissoni esikus, et see on nagu ülimalt oluline. Ja teine asi muidugi selle hariduse rõhutamine, et läbi siis teadvuse viia läbi muudatust, et Eesti, millesse ju Eesti panustanud on, et kui nüüd tekib küsimus, et kuidas siis Eesti toetab soome-ugri rahvaid, muidugi üheks väljenduseks on Fenno-Ugri asutus oma tegevusega, keda mina siin
esindan ja ma ei tea, teile jagati siin voldikud ja siin on ka soome-ugri sõlmed, mida me välja anname. Aga teine asi, et Eesti riik siiski toetab ka neid otseselt Venemaal elavad soome-ugri rahvaid, aga millest ju programmist on olemas hõimurahvaste programm, millest on suur osa ju läheb haridusele, et Eestisse tuleb ju õppima soome-ugri rahvaste esindajaid. Ja nad ei saa seda oma kõrgharidust niivõrd palju läbi vene keele, vaid saavad läbi muude keelte, et see tähendab seda, et me hoiame nende mõttelaadi natukene puhtamana ja natukene rohkem rahvuslikuna. Et me näeme, et osa neist on küll jäänud siia, aga osa on, kes on läinud tagasi ja paljud on ütelnud, aga Eestis nad said aru, et aga kõigepealt ma olen ikkagi Mari. Ja pärast ma olen mitme inimesega neist kohtunud, et kuule, et ma sain Eestis aru, aitäh sulle, Jaak, et tead, ma olen Mari või ma olen Murt, et Eesti on nagu päästnud nagu seda mingil määral ära, et ju tegelikult tõsiasi on ju ka see, et me oleme kõik väikerahvad, eestlased on ka väike rahvas, et me ei saa arvuliselt vist mitte kunagi suureks. Aga ma tulen jällegi võib-olla niisuguses selle rahvuse lätete juurde ja algütluste poole, aga hariduselt me võime saada suureks, et me ei saa arvuliselt suureks. Mida rohkem on meie sees haritud inimesi ja just niisugusel rahvuslikult meelestatud inimesi, seda suurem on šanss meie rahvuskultuuril ja ka Venemaa soome rahvaste rahvuskeeltel ja kultuuridel. Aga Aare, ma siit korraks tulen kohe setode juurde, et sa oled öelnud ühes intervjuus, et sina arvad, et ka seto rahvus ei ole varsti enam keelepõhine. Et miks sa nii ütlesid ja võib-olla sa laiendad seda mõtet? Ma kõnelesin see loo, et kui ma seal Pika Verri jäi, siis Meremäe kooli vahetunnid kõik oli setokiilse. Et tunn oli kirakiilne, aga latse omavahel kõneli. Ma olin seal 76 kuni 72, kõik oli setokeeli. Ja siis oli nii, et paari aasta pärast oli mul kooli, oli seal olla saoloppa, et ma pidi andma aolukku. Ja siis ma kulle ja latse omavahel kõnelesid kirakeeli. Et ma olen tulnud enne, et kuismuudu, ütleme 4-5 aastaga. Toom latsi tahte ja kõik säänse asja. Käu keele vaheldamine. Ja parhilla ma ka, et kui inne oli siis, kuna ma olen ka Kaitseliidu, kui ütleme 10 aastat tagasi oli kõik tuu kõnelemine seal mõtsah ja oli seto või võro keeli, siis ma just nüüd ei kullema, et kirakiil. Ütleme kohki 20-30 juba on nii Setomaal kui Võromaal on naanud olema, siis tuu tõsine keele vaheldamine. Ja kui ma tahan ennast petta, et saami kiil saa hoietus, ma tiiä, et tule vaiman, et on kiiliga tagasi pööret, aga ma ka saan see kaine pilguga, siis on küll, et rahvid, ma olen kõige ütlen iirlase, et puhta ingliskiilse, et keldikiilsit on seal väga veido, tuu 4 miljonise, aga tõistpite oma hinda pärre olemise käe hoidnu ja ma asjale arvan tood, et üttegi säänest võitlust tohi lõpetada, kui mingi jagu on otsa saanud. Pead kõige hoitma ütte juunt. Kui ei jõua hoita, siis kui väiga press on pääl, sammukene tagasi, sammukene edesi ja arvada, ma olen mõtlenud tood, et mis mi hõimlaste käest ole nännu ja et siis on kaia, mis järgmise oma, et laul, kombe, söögi, kunst või hindepiide olemine, et ma hästi looda, et neil vinekiilne periood, meil ütleme kirakiilne jagu, et mingi ütleme 50-60 aasta pärast käändas tagasi näiteks kõmridel või neil tõisil, aga tuu aik tuli ülele ja ma arvan, et mi peas opma esi tõisirahvide käest, kes võib-olla on tuu kiilt tagasi saama, kinkel vahepeal ta on kaonu, ütleme saame, ma mõtle, sama kelte on veel tõisi, näiteks on Mehhiko, on virarika indiaanlad või päris see põlisrahvas. Ehk ütleme, et toom tuu ütine meil, et võib-olla eestlane, tal praegu ingliskeil ja tule nii peale pääle, et mis eto tunne rohkem, mis tähendas tuu, kui imekiil kas kaoma või imekiilt inep ei kuule, sest imekiil on tuu kiil, mida me kutsu setokeelest. Mis on minu positsioon ja milleks ma olen võimeline? Et kas mina
suudaksin mari keele grammatikat taastada, lapsi panna udmurdi emakeeles rääkima midagi sihukest, et tõenäoliselt ma ei suuda. Ja siis ma tõesti tulen selle juurde, mida sa ka mainisid siin nagu, et kui me vaatame iirlaste ja šotlaste peale, siis nende ingliskeelne iirlus ja šotlus on väga tugev. Šotlastel isegi nii, et nad hakkasid juba seal kuninganna trooni alustalasid, eks ju, läbi närima ja pole häda midagist. Et ma lihtsalt olen püüdnud selle olukorra endale ses mõttes nagu mõistetavamaks teha või talutavamaks teha, et ma saan sellest aru, aga ma ei viitsi igal hommikul ärgata nuttes sellepärast, et keel kaob ära. Tähendab, tulevad ja lähevad, eks. Keeled tulevad, lähevad, rahvad tulevad, lähevad ja nii edasi. Midagi ometigi jääb. Ja selle tähendab, mis on see meie sellel sürreaalsel taustal, kus hävivad keeled, rahvad, kultuurid, mis on meie tugevus. Ma sõnastasin väga lühidalt siukses raamatus, mul endale tuli ka nüüd meelde, ma ei olnud seda 5 aastat lugenud, nüüd enne teiega kohtumist ma avastasin sellega. Üks mõte on siin isegi olemas. Nii, meil ugrimugridel ei ole ühte kindlat riiki, järelikult ei saa seda vallutada. Meil ugrimugridel pole ühte ainsamat kuningat, järelikult ei saa teda kukutada ega ka tappa. Meil ugrimugridel pole ühte ainsamat keelt, järelikult ei saa seda alla suruda. Meil ugrimugridel pole isegi ühte ainsamat jumalat, järelikult ei saa temasse uskumist ära keelata. Meil ugrimugridel pole üht ja ainsamat hiigelsuurt firmat või panka, järelikult ei saa seda pankrotistada. Meil ugrimugridel ei ole üht ja ainsamat infoallikat, järelikult ei saa seda sulgeda või kontrolli altla võtta. Hägusus, hajusus, erisus, need on meie trumbid. Tihti on need trumbid isegi nii hägusad ja hajusad, et meil endilgi on raske neid üles leida, rääkimata nende täielikust mõistmisest. See oli minu positiivne programm. Väga hea, aga kui, et ma siin Seto kohal ju tooksin ka, et nagu te näete, et mina räägin hetkel Aarega eesti keeles ja Aare räägib mulle vastu seto keeles, et see on päris selline tavaline situatsioon vist Setomaal meil, et üte kõneleva üte kiilt ja teise siis kõneleva teist kiilt. Aga et eks nagu arusaamine on mõlemal puhul olema. Aga kuidas kanda pärimust edasi, et ütleme, et võtame selle negatiivse stsenaariumi, et positiivse programmi Rein sõnastas meile, et võtame negatiivse stsenaariumi, et kui keel kaob ära, aga kuidas sa hoiad pärimust, kui keelt ei ole? No, eks see Venemaa soome-ugri rahvaste puhul siin on ikka natukene erinevuse nende iirlaste ja šotlaste ja teistega ka tegelikult, et ma ei hakka neid kõiki erinevuse välja tooma, aga et küsimus ongi nüüd selles, et missugune on see soome-ugriline identiteet, et kuivõrd tugev on see keeleline identiteet või missugune identiteet, mille külge võiks nagu klammerduda, ja siis me paraku, milles see probleem on, et me ei näegi väga tugevat näiteks vahet, lähed Saranskisse, mis on Mordva pealinn või niimoodi, ütleme, ja sa ei näe vahet seal Vene või Mordva, selleks, et keelt kuuled ka üsna harva, nad ei eristu, rõivad on ühesugused, kõik on ühesugused, keel on vene keel ja mis on praegu, mis on veelgi võib-olla halvem, on see pärimus kandus edasi vanasti läbi siis suulise kultuuri eelkõige. Kuid tänapäevaks me näeme seda, et ka see suulise kultuuri või selle pärimuse edasiandmine on ka üsnagi piiratud, see tänapäevane maailm nagu tänapäeva maailm on lihtsalt niivõrd kiire, et ei ole aega ka seda pärimust normaalselt edasi anda, nii et need on niisugused võtmeküsimused, et tegelikult võib-olla on küsimus selles, et kuidas luua soome-ugri kultuuris midagi niisugust ihaldusväärset ja vajalikku, mida peetakse vajalikuks järgida või mida väärtustatakse. Et nii nagu tegelikult mõnes mõttes on eestlased ju teinud, et mis on oluline, on see Kaljo Põllu või Veljo Tormis või Lennart Meri, kes on ammutanud 1,2 soome-ugri kultuuridest ja kogu sellest infost, mis seal on see muusika või mis iganes mütoloogia valdkonnas teinud sellest suure ihaldusväärse asja.
et tegelikult tuleks nagu toetada seda, et Venemaa-Soome kui rahvaste seast endast kerkiks selliseid võimsaid isikuid, mida rahvas nagu ja seda kultuuri nagu jälgiks ja järgiks. Et kahjuks on praegune seis selline, et isegi no niisuguseid inimesigi eriti ei ole. Et kui küsida minu käest, et aga kui palju siis nendel murtidel või niimoodi võiks nagu heliloojaid olla, oma heliloojaid. Siis ma võin ütelda, et ma arvan, et kahel käel on rohkem näppe, kui sellel rahval on heliloojaid. Rahvast ennast on sama palju peaaegu kui eestlasi. Et no vaat siin on niisugused valusad küsimused, aga kindlasti, mis on väga oluline pärimuse edasikandmise vorm, põhineb ikkagi folklooril, rahvalaulul ja nii edasi, et see valdkond on ülimalt tugev tegelikult Venemaa, Soome kui rahvastel. Aga jah, tänapäevased tingimused, ma olen paratamatult praegu võib-olla natukene pessimistlik, mis puudutab siis pärimuse edasiandmist. Et mõnikord ma olen mõtelnud, et see võiks olla see keel, mida vähemalt antaks vanematele lastele, aga ka see, ma tean, et õieti ei toimu. Tahab keegi lisada? Ma nii palju ütlen siia juurde, et vaat see sama Aare, mis sa rääkisid, et tähendab, kui me et praegune mina, kes ma olen õppinud ajakirjandust ja saanud ajakirjanikuks ikkagi Juhan Peegli ajal, kus nagu oli sõnavägi, siis ka minul on olnud raske ümber mõelda ja endast selve saata, et tegelikult praegu sõnaväe asemel on pildivägi. Et taas me oleme tagasi jõudnud sellesse aega, kus tegelikult mida me oleme nautinud, kas või ütleme läbi põllu, eks ju, tähendab graafika ja kõigi nende tähendab kaljujooniste, kus oligi kogu eepos oli kalju peal. Kogu eepos oli kalju peal, see, mida muidu oleks nii palju raamatut, on seal, seda on, ütleme niimoodi, 10 ruutmeetrit ja ongi kõik. Aga ja siis ongi see pildivägi on praegu niivõrd suur, kui te vaatate kas või Facebookis, eks ju, või siis Moluraamatus, nagu te nii armsasti seda ütlete, sa võid panna sinna maailma targema lause, keegi ei vahi selle, keegi viitsi läbi lugeda, 3 lauset, siis isake minema. Aga pane sinna üks pilt ja seda jagatakse. Tähendab, see ongi see meie power tänases päevast, kui me tahame seda teha nii-öelda uue tehnikaga. Läbi uue tehnika, see ongi see, et näita pilti, näita vapustavat pilti, inimesed jagavad seda ja läbi selle hakkavad mõtlema nii nagu sina. Ma ei tea ka täpselt, kuidas see peaks toimima, aga ma näen, et see toimib. Toon näite. Käisid meil Kadrinas külas 2 Hiina ajakirjanikku ajalehest China Daily. Läksid, tegid pilte meie kohalikust kohvikust ja panid oma toidublogisse. 3 päeva olid seal toidublogis need pildid. Mitu inimest olid seal toidublogis meie kohaliku kohviku pilte vaadanud, ennustusvõistlus? 8 miljonit. Vat, ma ei tea, kas tähendab Kadrina kohvikule ja soome-ugri liikumisele annab midagi see, et 8 miljonit Hiina huvilist on seda pilti vaadanud. Aga siin on mingi šanss. Ma usun küll, et kultuuri on ka võimalik edasi kanda nii, et sa ei räägi seda keelt, et see eeldab siiski enesekindlust ja see eeldab ka soovi olla see, kes sa oled ja sa pead tegema ennast teistele huvitavaks. Et mis nagu neid põlisrahvaid tegelikult ju eristab, ütleme, sisserännanutest just see põline traditsioon, need teadmised, see kohatunnetus, sa tead, kus on pühapaigad, sa tead, mismoodi esivanemad on käitunud ja kui sa suudad selle nagu tõesti läbi selle meedia teha huvitavaks, siis on ju juhtunud ka selliseid asju, kus keeld õpitakse taas ära, see välja surnud keel. Et see midagi erilist, see, et olla natuke teistmoodi, see tegelikult annab sulle sellist tuge edasi eksisteerida ja teha seda, mida sa õigeks pead, et jääda iseendaks. Et rahvas sureb siis välja, kui tal on murtud hing. Siis, kui sul enam pole eneseusku, siis, kui sa tahad sarnada kellegi teisega. Aga kui sa suudad jääda iseendaks ja olla uhke oma traditsiooni ja ütleme kommete üle, ka selle tarkuse üle, mida sa esivanematelt oled saanud, siis see rahvas ei kao. Nii et tegelikult meil tuleks tegeleda rohkem usu ja uhkusega, kuivõrd keelega, kui ma nüüd mõlemaga. Jah, et ma võib-olla natukene ka lisaks,
et siin see küsimus nagu ongi see eneseusu küsimus, millest ma natukene ka ennem rääkisin, et tegelikult see ongi üks suur probleem, et seda eneseusku ei ole. Ega muidu ei toimuks sellist oma rahvuse hülgamist. Et see on üks suur riugas, mis on Moskva poolt nagu sinna sisse programmeeritud, et nad ei väärtusta seda nende rahvaste kultuuri, et tihtipeale, kui meil toimuvad siin hõimupäevad või mingid muud niisugused soome-ugri üritused, siis läbi selle, vähemalt siin me üritame siis seda väärtustada ja näevad seda tähelepanu ja nad on väga tänulikud ja saavad nagu seda julgust olla ise, et nad näevad, et see on tõesti tähtis, aga kuna ümbruskonna suhtumine on selline, nad on meil sellised, mingid murjanid siin, mingid niisugused, see on niisugune primitiivne värk, et see ei ole mingi tsivilisatsioon siin metsades siin elavad ja niisugused, et see on olnud niisugune, ma väga utreerin, aga et selline suhtumine, et see on kindlasti üks selline moment, mida me saaksime teha, et just väärtustada nende seda rahvuskultuuri, mis toimib võib-olla ka selles keeles ikkagi eelkõige, et läbi siis selle kultuuri väärtustame ka keelt. Et siin on kõlanud mitu korda nemad soome-ugri lapsed, aga nüüd on see küsimus, et kui me nüüd ise eestlased mõtleme ja just see, kas me võime täie veendumusega öelda, et me oleme oma noori, oma lapsi kasvatanud selles uhkuses, enesekindluses, kui palju meie noored ja lapsed ja koolilapsed teavad tegelikult meie soome-ugri juuri. Kui me räägime nendest, räägime rohkem et meie. Jutt jumala õige, et ma hinda mõtli kõige ja me ole omal arutanud, et me ja soome-ugrilased, tegelikult me ole kõik üks hõimurahvas ja tuu, kes ma hinda, ma hakkan käsed, pea meele, sa oled ka kuulad soome-ugri rahvadulga, ütle mi ja nime, et kõigepealt peadki me hinda nagu tuu tiidmise ja tuu ka käitumise, neid lihtsalt asju teeta. Näiteks, mis ma ütlen, et mis mulle hästi meelus, et see aastaga meil kõigi raamatukogude Setomaal ja koole oma saina peal soome-ugri lipu, seal on all mäntside rahvide oma ja ma tiia, et raamatukogude ma ülekaan on kõik, mis neil on olnud kas kingitu või tulnud raamatu, kõik on nagu väle seal ja ma tiia, et meie raamatukogu juhataja juhatlase. Koolide on siis olnud kõik viktoriiniko, ütleme, laagrite, latsa on pidanud siis tiidma neid lippe, kõige lihtsalt asi, mida ega üks nagu tiid või lihtsalt. Ja võisiki hinda teeta lihtsalt asju, et kui me rahva, me sõbra, me inimese sealt Marimaalt, Mutimaalt tulevad siia, kui neil kohki on kontserdi, siis ole siin niimoodi, et nime ja paar küla inimest on, et ütleme, et kes veidokene võta saiguma seriaalimant oma moljoraamatust, kohvikust ja lääsi sinna kontserdile. Kontserdi kõgem pärast läheb pidost üle, tantsumäng ja tuud ei kahetsa. Niisamalt nagu kinkelgi natukene midagi on, kas siis hüve plaati, hüve raamatut, kinki neile. Et too oleks ka väiga suur asi, et kui nad külähkävad, väiko kingituse. Ja ma tiia, et neid pandas välja, näüdetas, ei aetas omavahel. Niisamata kui, kas me tuud jõua või ei jõua, aga me taha nüüd viil jaanuari, kui me tsirgu üle anna. Iskas, kes Tšörgi külale ja Vestbremi külale, Ungari, et sinne tuud oleks siis saane soome-ugri külli kokkusaamine, kes omavahel on läbi käunu ja saasi võib-olla väikune alustus soome-ugri sõpruskülli selle liikumisele. Et tihtipeale võib ju olla niimoodi, et see põliskultuur, ta on päris selline raske, selline hästi palju tähelepanu ja pühendumist nõuda, aga et elavad mõningad sillaehitajad. Kui ma näiteks toon sellise näite, et Setomaalt on alguse saanud siis Seto
kes on siis toonud seda seto kultuuri teadmist nendesse ühiskonnakihtidesse, kes muidu mitte iialgi ei oleks midagi setodest teadnud või veel vähem Setomaale külla tulnud. Või kui ma võtan näiteks Taarka pärimusteatri Obinitsast meil, et nad oma noore vaimuga mõtestavad seda kultuuri, millest nad on. Et võib-olla siis äkki nii-öelda see panustamine sillaehitajatesse oleks ka üks võti. Muidugi nende sillaehitajate juures peab ju tähele panema, et nemad suudavad neid sildu ehitada tänu sellele, et neil endal on see kultuur väga sügavalt olemas ja nendesse endisse on see sisse kasvatatud, kui me vaatame, kust need noored pärit on, kes suudavad seda sillaehitusprotsessi ette võtta. Nii kaua, kuni ugri-mugrilus jääb selle peale, et kord aastas näidatakse mingisugust seltskonda, eks ju, nagu niimoodi, mingit lippu, siis on mingi hõimupäevad, kus me räägitakse raadios imelikku muusikat ja siis vahetevahel näidatakse ka mingit seda puud, eks ju, hõimupuud ja keegi ei saa mõhkugi aru, siis ta jääbki siukseks mingisuguseks imelikuks asjaks. Aga kui sul on ikka kodus Udmurdi pruut, eks ju, ja Udmurdil on kodus, tähendab Eesti peigmees ja siis nad teevadki sugu. Ja siis nad teevadki sugu ja neid saab palju, tähendab, siis on hoopis teine asi. Kui sul on olemas oma reaalne, tähendab ugri-mugri olemas, eks ju. Ja kodusoomlased meil on olemas juba. Lihtsalt Rein muidugi inspireeris, et kui minu käest küsida, et no, missugused need kontaktid soome-ugri rahvaste vahel on kõige nagu kindlamad või, siis ma pean tõesti tunnistama, et Reinul on õigus, et elu on näidanud, kui on tekkinud niisugune armastus või abieluside, et jumal küll, mida kõike ei tehta ja missugust koostööd ei arendata, missugust konverentse ei korraldata või festivale või üritusi, eriti just selle algperioodil, kui üks armsam on ühel pool ja teine teisel pool, et see on kohutavalt suur jõud ja tegelikult kutsukski teid kõiki siin niimoodi üles, et armastama soome-ugrilasi ja tegelikult rohujuurte tasandil on võimalik ikka väga palju teha, et üks inimene on suuteline väga palju tegema. Et ja tõesti eestlane olla, siin Aare rääkis, et kuidas toidud ja joogid ja nii edasi, eestlane, kui kuskil on olla uhke ja hää, siis tõesti Venemaal soome-ugri rahvaste seas on olla eestlane uhke ja hää. Et eestlase imago on äärmiselt kõrge Venemaa soome-ugri rahvaste seas, eestlased on nagu omamoodi selline eeskuju, kuhu poole nagu pürgida ja need kontaktid on kiired tekkima ja väga tähtis ongi eriti, kui me näeme praegu, kuidas Venemaa rohkem tsentraliseerub ja kuidas kruvisi kinni keeratakse. Aga just niisugused lihtsad kontaktid, et kokatädide vahel või mesinikkude vahel või on need metsaühistu inimesed või lihtsad tööinimesed, niisugused lihtsad siirad kontaktid. Need on ülimalt olulised ja väga vajalikud ka info edasikandmise ja kultuuri vahetuse seisukohast. Mul on seost kevääst oli õige saane pilt veel silma, et kui siis see Ruukeli Ludmilla ja Aivar ja Katsike oli siis Seto seltsimaja ja meil oli Udmurdi küük või oli ka tõisi küüki. Ja siis kes neid Ruukelid ja Katsikid tiidvad, minu meelest nii palju kui ma kuulen, et nad on kolme keele, udmurdi keele, eesti keele ja vene keele, see on vabalt, mis tema 5-6 aastased. Ja siis Aivar midagi seleta, ütleme, et udmurdi keele on tuu sõna ja sõna ja tulles tal miirde. Ja siis küsis Latsi käest ja juba kergelt tüdinud, et kust ta nii arvu sai. No ma ütlen sulle juba mitu korda, et tu sõna on niimoodi, tu tähendas niimoodi, et illos on kajak, kus modu 4-5 või 6 aastane lats oppa sessa, kerge tüdinult ütleme, et udmurdi keele on säänest moodi. Kuna mul on au olla, minul tagasihoidlikult ajakirjanikult au olla seltskonnas, kus on 2 sootskat korraga, siis ma ütlen teile ära selle mõtte, mida ma tegelikult umbes 100 korda või setodele öelnud, millest tegelikult võib kasu olla kõigile ugri-mugritele. See on see, et kirjutage üles detailhaaval oma suureks saamise lugu. Seesama, kus on oma kohal, eks ju, nii setod kui ka praegu, eks ju, see kultuuripealinn ja nii edasi, alates sellest nullist, sest minul on lapsepõlvest meeles. Mul on lapsepõlvest meeles see, et olid, ütleme, põhjakihid olid, eks ju, ühiskonnas olid joodikud ja litsid ja siis sellest veel hästi sügavale maa alla, seal olid setod nagu.
aga mis praegu on? Praegu on see, et ma arvan, et Setomaal nagu niimoodi, neid, kes on endast üles leidnud 26 põlvkonna tagused Seto juured ja tahavad hirmsi Setod olla, teie olid vastu võtta. Tähendab, te olete selle ime ära teinud, mida me võiks veel oota mõne teise ugri rahva mul ka. Pange detailselt kirja kõik need sammud, sest praegu on veel mäletajad olemas. Mina olen esimene selle raamatu ostja, ausõna. Aitüma, sa puudutasid ühte vestlust, mis meil oli Aarega 6 aega tagasi Opinitsa muuseumi ees. See on väga tore, et sa tajusid seda vestlust. Aga ju sa tajusid. Aga nüüd meie aeg hakkab vaikselt lõpule jõudma. Et me oleme siin nüüd rääkinud, et keel raske hoida, suhelda raske. Inimesi järjest vähem, et neid muresid on nagu nii palju ja siis tundub, et aga see küsimus, milleks me siia tulime, aga kellel neid soome-ugrid siis vaja on? Et kuidas teie vastaksite sellele küsimusele, et kuidas sellest raskusest leida see tähendus või et no miks meil peavad need soome-ugri rahvad olemas olema maailmas? No, eks see soome-ugri küsimus on meie enda rahvusliku identiteedi küsimus. Et tegelikult ju kui eestlane läheb maailma, et mis on see eestlase nägu, et hakata siin Eestis rääkima sellest, et kuidas on siin peaaegu 700 aastat olnud sakslased ja mitusada aastat olnud rootslased ja püüda siis näida võimalikult eurooplane välja, et tegelikult läheb nagu raskeks, et missugune on see eestlase nägu, et võib-olla sellises soome-ugrilise identiteedi niisuguses valguses see nägu paistab nagu natukene teistsugune välja, ega muidu ütleme, Tormise looming ei oleks siiski niivõrd tuntud või et see on nagu üks moment. Teine asi on see, et see on meie enda rahvuskehan, milleks ta on vajalik. Et 19. sajandil me näeme ju seda, kuidas läbi nende soome-ugri rahvaste kuidagi meie see kultuuriruum ju laienes märgatavalt, Kuuraliteni välja ja veelgi kaugemale. Et see on üks väga oluline moment, et maailm globaliseerub ja nii edasi, et kuidas ikkagi säilitada seda oma niisugust rahvuslikku nägu, et niisugune tihedam koostöö ja soome-ugriline identiteet kahtlemata aitab see väärtustada eestlaseks olemist, et see on nagu ülimalt oluline, et ma arvan, et kogu see soome-ugri rahvastega koostööd, kui oluline olnud see näiteks Seto kontekstis tegelikult või selle identiteedi, selle soome-ugri momendi väljatoomine ja kui me rääkisime, kuidas Seto tõesti sellest litsi ja joodiku tasandist on midagi muud, et sellel soome-ugri võti on kindlasti üks, mis on võimaldanud Setol rohkem selga sirgu lüüa. Ja oma kultuuriväärtused ja need paremini esile tuua, et no sellepärast on seda soome-ugri siis vaja minu meelest. See on meie rahvuskehandile, meie riigile ülimalt oluline ja kui läheb halvasti vadjalastel, liivlastel ja teistel ja need kaovad ja nii edasi, et seda väiksemaks muutub meie enda kultuuriruum, nii et tegelikult kui Eesti riik toetab soome-ugri rahvaid, siis tegelikult me mitte ainult ei toeta neid, vaid me toetame tegelikult sellega iseennast. Et see on iseenda aitamine tegelikult läbi nende, et see on niisugune väga tähtis ja oluline moment. Anneli, riigi esindaja. Või kuidas? Et minu jaoks, ma ise mõtlen endale see soome-ugrindust, et tõepoolest see, mida ütles Jaak, on väga oluline, et tänu sellele, et me toetame hõimuliikumist, et me tegime koostööd soome-ugri rahvastega, me mõistame nende kultuuri, keelt ja vanu kombeid, et see teeb meid suuremaks. Ja samas, kui me räägime globaliseeruvast maailmast ja sellest, et kõik asjad muutuvad enam-vähem ühetaoliseks, meil on tarbimisühiskond ja nii edasi, siis mina usun küll, et maailm peab olema balansis ja ta ongi balansis. Et kui midagi muutub väga ühetaoliseks, siis tekib selle kõrvale midagi ka, mis erineb, sest et inimene tahab ju olla see, kes ta on, ta ei taha olla kellegi moodi ainult, ta tahab olla ise see, kes hoita vanemad, see, kelle keelt ja kultuuri me kanname. Ja just tänu sellele me teeme ennast rikkamaks, et kui me mõtleme kas või samuti Veljo Tormise muusikale, mida mängitakse nii erinevates maades ja mis on nii ürgselt soome-ugrilik. Et see on see, mis meid teeb rikkaks ja suureks ja põnevaks ja
väga tihti ka ma ise olen öelnud, et ma ei ole indoeurooplane, ma olen soome-ugrilane ja meie keel on selline ja selline, siis tegelikult selline tuluke lööb kui põlevad, et midagi põnevat ja teistmoodi on, et me ei pea olema kõik ühtemoodi ja see on just see, miks me soome-ugritust on vaja ja üldse neid põlisrahvaid, sest et tegelikult maailm on väga huvitav ja huvitavaks me saame selle teha just iseenda jaoks ka ise ja just nimelt väärtustades seda eripära, seda traditsioone, et ei ole kõik ühtne ameerikalik, ütleme globaliseeruv maailm, kus räägitakse lihtsalt, et me oleme ühe riigi elanikud, vaid me räägime sellest, et me koostame ka väga paljudest erinevatest osistest, mis tegelikult maailma kultuuri rikastab. Nii et see minu poolt selline mõte. Rein. Ei, minul ole öelda nii palju suuri ilusaid sõnu, ma tsiteerin klassikuid. Nimelt 10. septembrikuu päevapaiku jõuab kauplustesse minu järgmine Ugri-Mugri raamat, mis kannab pealkirja Vihaga, kuid vihata ehk Eesti rahva esimene saunaaabits. Ja selles saunaabitses on ära toodud Jaak Proosese sõnad. Jaak Prooses, kes vastas minu küsimusele, et mis oleks maailmas teisiti, kui ei oleks soome-ugrilasi ja siis ta ütles need kuldsed sõnad, mis vajasid raamatusse raiumist. Ja need sõnad on sellised, kui poleks soome-ugrilasi, siis poleks sauna. Ja kujutage ette, sõbrad, kui te lähete laupäeval, tahaksite minna sauna, aga selgub, et sauna ei ole, sest soome-ugrilasi pole olemas olnud ja pole kedagi maailmas olnud, kes oleks selle sauna välja mõelnud. See oleks ikka täitsa kuri maailm ju. Nii et kui ainult kas või saun on meil olemas, ta juba sellepärast tasub Ugri kui Mugri olla. Aare, jätan sulle viimase. Kagu hästi. Et ma alusti tuu Lennart Vere filmi kaemisega seal Avangard'i kinoh võra. Ja seal on siis nii, et kõrra kävega Eesti televisioonist ja pärast ka rohkem läbi. Aga kui ma õige mäleta, siis seal, mis mulle väiga süäme tuudaigu läts, oldu Vadja vana miis, kes näütles, et siin on ese, siin on ime, siin on poig, et kõik, kes on seal pedäide all, et on vaivalt nätanud kalmukömpe ja et kõik on nüüd kaonud, kõik on nagu matetu. Ja ma või essida, aga mu meelest siis olgi niimoodi, et oldu Aida Uss oli ja tuu käu siis seal kinni. Et nii, see rabas on länn. Aga aga mida me siin siis näe nüüd 25 või rohkem, ei, 30 või 40 aastat tagasi, mis lipp see on? See on Vadja lipp on. Ja augusti alustuse siis oli Isuri ja ka Vadjalase, Vadja latsi, Vadja keeli lauli ehk et uss ei ole kinni. Tuol veidi ruttu panti kinni ja niisamata nagu Valt Erstveet ütles, et ega siis 30 aasta pärast kõneldas viimatse liivlase kaomisest. Ja Valt ütles, et ime jutmut ei kaoda. Ehk ütleme, et kui mi kae, mi rahvit, siis toom ka meile, et kui meile vahepeal paistus, et eestlaste elu on väga kurv ja halb, et maailma halvebat ja valtsust riiki ja vaesemat rahvast ole olema, siis tegelikultki me kae läbi kao tõisi rahvid, siis kunagi me ei kao. Ja niisamata, kui me kaibaad meid on nii veido, et ka ole näeb miljonitki. Aga meil obinsa, me tunneks sinnast väiga uhke, kui me saa ütelda. Me ole 24 miljoni soome-ugri hõimu rahva pääli. Et mõtelge, tuo asemel olla üks kõhna miljoniline väiko rahvas, me ole 24 miljoni rahvas. Kimmes. Aitäh kõikidele, kes te osa võtsite vestlusringist. Et kui te tahate näha, et kuidas siis soome-ugri kultuuripealinnal ja läheb, et siis on olemas selline veebileht nagu www.obinitsa.net, seal on meil soome-ugri kultuuripealinna nii pildiliselt üleval kui siis ka sõnas ja Moljo raamatus on siis soome-ugri kultuuripealinn selline lehekülg ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ja tulge meile veel ka külla, et meil on pool aastat soome-ugri kultuuripealinna 24 miljonit, nagu Aare just mainis, vedamist veel ees, et me oleme ise hästi uhked selle üle.
arutati siis seda,